Hea metsarahvas, taas on üks aasta täis saanud. Aasta 2020 on lõppenud. Ja ma istun siin oma kodulähedases metsas, kus on 190-aastased männid. Ja RMK on võtnud siia lageraia loa. See on minu kodumets siin. See on minu külamets. Siin käivad inimesed mustikal ja pohlal. Siin käivad inimesed marjul. Ja kui ma palusin RMK-l arvestada selle koha väärtusega, öeldi mulle, et siin ei ole mingeid väärtusi. Ja siia sobib ainult lageraie. Sama murega seisavad silmitsi inimesed üle Eesti. Kõrgendatud avaliku huviga aladel toimuvad raied, 10 raied ja kaasamiseks nimetatud koosolekuid lihtsalt naerdakse välja. Inimesed tulevad siiras mures kokku, tulevad paluma oma metsade allesjätmise eest. Tulevad paluma matkaradade ja külastuspaikade juures toimuvate raiete ärajätmiseks või vähemalt väiksemana tegemist. Kuid nagu ütleb Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm, kas te tõesti arvate, et me võtame teie ettepanekuid arvesse? Nii ütles ta Kanaküla kaasamiskoosolekul, kui inimesed palusid lageraied ära jätta. Nii on öeldud üle Eesti, olgu selleks Palojärve, olgu selleks Herjava, olgu selleks Häädemeeste, olgu selleks Valgeranna, Kose, Ohtu, Kalana. Igal pool on RMK irvitanud inimeste palvete peale. Nagu see oleks nende mets. Ei. Need küla ja kogukonna metsad, need rohevööndi kaitse- ja hoiumetsad on meie metsad. Ja siin tuleb arvestada kodanike soovidega. Kahetsusväärselt on ka mitmetes valdades kohalik omavalitsus asunud riigimetsa majandamise keskuse poole, mitte kodanike poole. Aga kohaliku omavalitsuse tasand on just see, mis peaks oma kodanikke kaitsma, oma kodanikke aitama. 2021. aastal tulevad kohalike omavalitsuste valimised. Head inimesed, pidage hästi meeles, kes ei aidanud teie loodusväärtusi kaitsta, kes ei aidanud seista meie metsade eest. Ja ärge valige neid enam. Valige neid inimesi, keda te teate, keda te tunnete ja usaldate ja kes seisavad ka oma sõnade eest. Kõrgendatud avaliku huvidega aladel peab kehtima kodanike kõrgendatud avalik huvi. Ei ole see nii, et kuskil oleks kirjas, et just neid metsi peaks raiuma. See on omavoliline tõlgendus ametnike poolt. Kui inimesed soovivad, et nende metsad alles jääksid, siis peab ka need alles jätma. Sest siin on mingid muud väärtused kui ainult majandamine ja raha. Ja isegi RMK peametsa ülem on öelnud, et metsaga ei juhtu midagi, kui ta ise kasvab. Seisku või 1000 aastaid seal. Ärge uskuge vale lugusi sellest, kuidas mets ära mädaneb. Mets ei saa mädaneda. Mets on pidevas arengus. Mets on elus looduse kõige kõrgem vorm.
tõeline koostöö ja ühendus. Aasta jooksul on paljud inimesed pöördunud erinevate asutuste poole. On palju käidud meedias, on kirjutatud kaebusi, on protestitud nii, kuidas saab raskel ajal. Isegi vanad metsamehed pöördusid valitsuse poole, pöördusid rahva poole, sest nad ei pea enam seda metsamajandamist õigeks, mis Eestis toimub. Ja see ei ole enam metsamajandamine, vaid see on puidumajandamine. Väikse seltskonna ärihuvide pärast hävitatakse meie looduslikke metsasi, hävitatakse meie vanu metsasi ja siis räägitakse, kuidas seda peab uuendama selleks, et meie lastel ja lastel oleks samaväärset metsa. Jällegi üks vale. Sest kui raie vanused on pidevalt alla tulnud, kui saab raiuda rinnast diameetri alusel, siis kuidas taastub 150-aastane või 200-aastane mets, kui juba uues põlves ta 50-70 aastaselt maha raiutakse. Praegusel hetkel kehtib Eestis üle 100 000 metsateatise, rahvakeeli raieloa. Nende metsateatiste alusel on olnud võimalik raiuda 13,5 miljonit tihumeetrit puitu. See on ligi 1000 rekkakoormat iga päev. Kodanikud ja keskkonnaorganisatsioonid on pidanud juristide ja Andmekaitse Inspektsiooni abiga kangutama nii Riigimetsa Majandamise Keskuse kui ka Keskkonnaagentuuri käest avalikke andmeid välja. Teabenõuete, kaebuste ja vaietega on käidud Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis, RMKs ja paljudes valitsuse organisatsioonides. Siiski saab vaadata ka positiivset. Meedia on võtnud metsateemat päris tõsiselt kajastada. Postimehes ja Õhtulehes on ilmunud mitmeid sisukaid lugusid meie metsades tegelikust toimuvast. Ka Äripäev ja ka Pealtnägija on mõned head lood teinud ja neid saab selle eest ainult tänada. Loodan, et uuel aastal neid lugusid tuleb veel ja veel. Vahepeal on meil vahetunud ka keskkonnaminister. On toimunud vangerdused RMK nõukogus. Kas see tähendab midagi head või pigem midagi halba? Usaldamatus metsateadlaste suhtes või siis õigem oleks öelda puiduteadlaste suhtes on väga suur. Samuti on usaldamatus riigi ametnike ja ministeeriumi töötajate suhtes väga suur. Kui pidevalt on eksitatud inimesi numbritega, on aetud lobistide juttu, et me usuksime, et metsaga on kõik korras. Kui me aga käime mööda Eestit ringi, vaatame autoaknast või läheme matkale, näeme, et seda metsa, mis enne oli, enam ei ole. Meie metsad on uuendatud mälestusmetsadeks. Nendest on alles ainult mälestused. Vanemad inimesed langetavad pea ja nii mõnelegi tuleb pisar silma, sest need metsad, mida nemad teadsid, enam ei ole. Ja aina rohkem on seda rahvast, nooremaid inimesi ka, kelle jaoks need metsad, kus nemad väiksena olid, on nüüd lageraielangid. Eestis raiutakse lageraiega üle 80% puidust. See on tohutu summa. Aga need rahad, mis liiguvad, kas need jõuavad riigikassasse? Kas need kuidagi muudavad meie kõigi elu paremaks? Kui ühelt poolt elukeskkond ja looduskeskkond hävineb ja halveneb, kas me siis saame rahvana
kodanikena midagi vastu, vaevu. Riigikassasse jõuavad ainult tühised protsendid sellest summast, mis tegelikult puidutööstus ära kulutab. Enamus Riigimetsa Majandamiskeskuse rahast kulub metsatööde teenusepakkujatele maksmiseks. Riigikassasse jõuab sellest ainult mõnikümmend protsenti. Üle 100 miljoni läheb igasuguste tööde peale. 10 miljoneid läheb transpordi peale. Kestvuslepingutega antakse alla turuhinna suurtele puidutööstustele toorainet. Aga mida saab rahvas? Rahvas saab mure, rahvas saab pisarad, rahvas saab ahastuse meie kadunud metsade pärast, meie hävinud looduse pärast. Aga on ka üks seltskond, kes ei saa midagi öelda. Need on metsaloomad ja linnud. Nende elupaikasi hävitatakse igapäevaselt. Ei ole kaitstud loodus enam rahvusparkides, kaitsealadel ega ka Euroopa Liidu tähtsusega Natura 2000 aladel. Praegu, kui ma seda räägin, kehtib Eestis üle 1800 metsateatise Natura 2000 aladel. Kas nendele on tehtud mõjuhinnanguid? Ei ole mitte ühtegi. Need on alad, mida peaks üle-euroopaliselt hoidma. Aga mõjuhinnanguid Keskkonnaamet ei tee. Annab välja, registreerib metsateatiseid. Ja nii me siis hävitame mitte ainult meie metsi, mitte ainult meie kodumaa loodust, vaid hävitame ka Euroopa metsi. Kuid see ei ole veel kõik. Looduslikud pühapaigad, mis on aastatuhandeid olnud meie rahva jaoks äärmiselt olulised, kus mindi suure austusega, kus ei murtud oksegi ega võetud midagi kaasa. Täna nendes kohtades möllavad harvesterid. Hetkel kehtib ligi 300 metsateatist looduslikes pühapaikades. Enne jõule raiuti maha elavat pärimust. Raiuti maha ristipuud, kuhu veel mõni aasta tagasi olid inimesed oma vanavanemate mälestuseks ristid lõiganud. Kas tõesti on nii raske jätta alles ristipuud? Kas tõesti see mõnisada eurot on nii suur summa Eesti riigile, et selleks tuleb meie elavat pärandit hävitada? Kas see ongi see Eesti Vabariik, mida me soovisime? Kas see on see Eesti Vabariik, mille eest meie vanemad võitlesid? Ei, selline ei ole meie riik. Selliselt tegutseb okupant. Eesti Vabariigist on saamas Eesti valeriik. Ja okupatsioonist, mis muidu toimus relvade ja tankidega, on saanud meeleokupatsioon. Meile räägitakse magusaid lugusi sellest, kuidas kõik on korras, aga iga inimene saab veenduda, et asjad on päris halvasti looduses. Kuid meie põhiliseks probleemiks, üleriiklikuks probleemiks on saanud külametsade ja kogukonna metsade raie. Need samad rohevööndi hoiu- ja kaitsemetsad, mis kunagi olid väga tugeva kaitse all, on nüüd saanud RMK lageraie eesmärgiks. Meile räägitakse, et majandamine ja uuendamine on äärmiselt vajalik, et selle eest saavad palka õpetajad ja arstid. Kuid kas tõesti need 25 miljonit, mis riigieelarvesse iga aasta umbes makstakse, kas selle eest makstakse siis õpetajatele palka, arstidele palka? Vaevalt. Ja siin tekib küsimus, miks kohalikud omavalitsused, miks vallaametnikud, sinna valitud inimesed
ei aita kohalikke? Miks minnakse ikka riigi poolele? Miks tullakse majandajate soovidele vastu? Samas kui kodanikud käivad ja paluvad. Mõni lausa pisar silmi, et nende kodumetsad jäetakse alles. Nende armsad marja- ja seenepaigad jäetakse alles. Nende sportimise ja matkamise kohad jäetakse alles. Inimesed, ärge vaadake seda enam pealt. Sest sellisel jätkudes jõuab harvester lõpuks iga küla juurde, iga kogukonna juurde ja raiub seal metsa lagedaks. See on üleriigiline probleem, et selle maarahva inimeste arvamust, soove ja palveid ei võeta kuulda. Kuidas see võimalik on? Aina enam saab selgeks, et mets on meie kõigi jaoks kallis. Inimesed tahavad hoida oma metsa. Hoidke ühte, aidake teineteist ja hoidkem oma metsa.